see on parem variant. Väikene lõunapaus. Ikeasse. Uut kööki vaatame. Ja. Mis pärast tegelikult? Sa lõhkusid hommikul klaasi ära. Nüüd klaasi vaja. Jah. Paarid arvan, et Ja mind häirib, et paarit arvan. Ühe korra lõhkus Marek, käisime ostmast ja täna õnnestus minul näita seda klaasi, mille pärast me tulime. Mitte see sisene. Marek ostis omale väikse espresso selle. ärimist värk. Ja siis me ostsime ühe lambi ka, põrandalambi kodus näitamist. Selline see lamp sai. Vaatame, kus me selle paneme. Iga kord, kui jope selga paned, siis tikker ootab, et talle maiust antakse. Ja nii on iga jumala päev. Aga jah, mina olen näiteproovi. Mul on see nädal 2 proovi. Miks sa nii viskad? Praegu video pärast. Ei, niimoodi. Me ei anna niimoodi. Tere hommikust. Mina lähen tööle. Kell ei ole veel 7. Lähen teen uksed lahti. Mul on jääratus 5:45. Et ma jõuaks ilusti ennast valmis settida ja kohviga ruttu sisse hingata. Vaatan pliks-plaks masinaid. Kellel tekkis küsimus eelmises vlogis, et mis asi see pliks-plaks on siis? See on see. Pliks-plaks on võileiva grill. Ja. Kunagi, kui me algusaastatel, kui me Soomes hakkasime tööl käima, siis oli hästi aktuaalne see, et me tegime neid pliks-plaks saia endale töö juurde kaasa. Ja. Aga me endal kodus ei ole sellist asja, sest me väga nagu saia väga tihti ei tarbi. Aga jah, vahest on hea. Kas on vahvat parati vaadata, aga... Vabad päevad on selles mõttes hea, et ma koristasin oma kapi korda ja Mareki osa ka siin, see oli, ei lähe tikker, tule ära kapist. See oli päris segamini. Aga ma sain hea ülevaate oma jalatsitest. Mõtlesin, et ma näitan teile oma kõige uuemaid 2 paari, mis mul siin on. Need on ühed üleni mustad, nii-öelda siis pony hair. Mul ei ole kunagi, kui üleni musti olnud, siis on need on kõige uuemad. Neid ma ei ole isegi kandnud veel. Aga sain siis jah ülevaate, et mis mul siin on ja mis oleks vaja puhtaks pesta. See on tühi, sest ühed jalatsid on mul esikus veel. Aga kui me siia kolisime, siis ma tegin inventuuri. Mõned paarid ma andsin ära, viisin sinna uuskasutusse. Täna on mega ilm. Me tegime Marekiga just väga suure jalutuskäigu ja siis tulime rõdule, mõtlesime, et peaks täna tooma need rõdutoolid ja et nii mõnus soe on juba. Ja ma pesin just põranda ka, tegin märjalapiga üle, et see oli üsna tommune. Eks seda saab veel, sest siin hakkavad veel puud õitsema ja ühesõnaga Marek praegu siin soolapekki ja õhtuks teeme pitsat ise ja hooaeg on alanud. Jah, just soolapekki hooaeg või? Ma pesin siit aknad ka ära, rõduaknaga. Teistes tubades ma täna ei viitsi. Aga peaks. Ja tikker ka naudib siin. Mingi putukas seal. Võt niimoodi. Täna 14 kraadi. Väike salati häkk teile. Ühesõnaga ma tegin salatit. Panin kõik hääd paremad siia sisse. Kurki, lehtsalatit, tomatit, nuikapsast ja porgandit. Ja nuikapsa ja porgandi saad sa imemaitsvaks.
kui sa teed selle kartulikoorjaga, tükeldad ta siia sisse, teeb mega õhuke. Selline hästi mõnus krõmps lisa. Ma panen siia veel punast sibulat, siis on siin röstitud need pumpkin seed, no eesti keelna. Kõrvitsaseemned, nii. Oliiviõli, natuke laimimahla ja jube hea. Lõunapaus, linnapäev mahkatel. Hea vaikne hetkel esmaspäevne. Täna on siis linnapäev ja Marek läks võtma mingeid autojuppe praegu. Käisime Ülemistes. Ma ostsin endale üle pika aja paar riideset. Ma pole tõesti ammu endale riided ostnud. Ma ei mäletagi, millal viimati üldse selle korteri remondiga ja jah, praegugi tegelikult igasugune raha läheb sinna, aga jah, ja toidupoes käisime ja lähme nüüd käime veel Järvelt ka läbi Selverist, võtame sealt ka mõned toiduasjad ja siis sõidame koju. Nii, mõtlesin, et ma näitan teile, mida me täna ossime. Süüa ossime ka, ma ei hakka seda näitama. Ma ostsin sellise basic asju, ma ei hakka kõiki söögiasju näitama. Piima, muna, seda peakapsast, kaalikat. Ma kavatsen homme teha kapsautist. Korralik Eesti toit. Aga mida ma näitan, on see uus värska vesi. See on see magneesiumvesi, aga laimi maitseline. Saate aru, see lõhnab täpselt nagu Sprite. Ja maitseb ka nagu Sprite, aga ilma suhkruta. Mis on nii hea alternatiiv, kui sa tahad mingit mulli, aga ei taha suhkurt endale sisse juua. Siis pange külmkappi, külmalt on see nagu nii mega, proovige. Ostsin sellerit. Mul tekkis eile mõte, et peaks hakkama hommikuti selleri mahla jälle jooma. Ma siin pole nüüd jälle tükk aega joonud. Vahepeal sai siin tiker. Enam-vähem niimoodi mitte tihedalt joodud, aga oli ka periood mingi aeg, kus sai iga hommik sellerit joodud. Iga 3 pakki siis sellerit. Marek ostis endale mingid odavad silmaklapid. Et vaatame, kuidas need toimivad. Et kui toimivad, siis võib vähe kallimad ka osta. Aga jah, silmaklapid. Siis Apollost ma ostsin omale viltpliatsaid, kuna ma avastasin, et mul ühed siin on tühjaks saanud. Ma ei tea, kas ma olen üldse blogis näidanud, et ma värvin värviraamatut vahepeal ja öelda. Ma ei ole vist rääkinud siin, jah. Ühesõnaga, ma kohe näitan teile. Mul on selline värviraamat, see on ka Apollost pärit. Talvel mingi aeg soetasin omale. Mul on pool värvitud siit. See on selline hea teraapiline tegevus vahepeal. Vot, jah, ja siis selle jaoks ostsin uued viltpliatsid. Siis Apollost ostsin ka uued need tahked sampoonid. Sandlipuu ja siis aktiivsööjama. Et mõlemad on, need 2 on meie lemmikut. Kuna ma ei viitsinud tellida ja nagu seda postitasu maksta, siis vaatasin, et Apollos on ka need olemas. Võtsin need 2. Klaasist mahapress. Meil on tegelikult Piskarsi ka oma ka olemas, aga Marek ilmtingimata tahtis seda klaasist. Ja siis klaasist kokteili shaker ka. Marek annab seda jõulupidžaamat praegu ka. Siis ma ütlesin talle, et ma ostan talle uue pidžaama. Ja ma ostsin talle selle Ninja Turtlesi oma. Pluuvisse siis sellised püksid. Saarast. Sellise pluusikese, viisakas.
selline mõnus, mulle meeldib see tumesinine äär siin. Ja see on selline siuke nagu riipt. Selline bluus. Siis täiesti tavaline top, mul siuke pruun on musta värvi. Kõige suuremast siis Saarast täna oli selline pruun jokk. Selline hästi laiade varrukatega. Siit läheb ilusti kokku. See on ees suurus. Selline jakk pruuni värvi. Ütlesin, et tahaks kevadeks ja külmamateks suveõhtuteks mingit ilusamat jakki ja siuke pruun. Mulle väga meeldib. Ma ei kiitsi selga proovida, aga selle jakki ma olen väga õnnelik selle üle. ILU-st Marekile raseerimisseep, Astalpai oma. ILU-st ostsin ka oma lemmikkreemi, näokreemi. Reservedist ostsin sellised viigipüksid, mis on nagu väga hea pikkusega minule, kuna ma olen üsna lühike. Sellised hästi mugavad, ilusad, lihtsad, mõnusa, nagu need ei ole paksud, siuksed õhemad ja hästi mugavad töö juurde siis lasteaias kanda. Ja see on siis kogu lugu. Aitäh, et vaatasite. Memories unlocked. Memories me käisime Juurdrõve tänava keldripoes, siin kus me elasime siis varem. Päris ägel, jah. Ikka hea pood on keldri. Täiega pood. Kõik on olemas. Lemmikud, värsked, kaubima taskud. Ja kõik on samasugune siin. Tee on nagu mingi täis prügine, auk täis. Me vanas korteris keegi ka elab, me vaatasime, keegi vaatas enne aknast välja. Valge paberdiks kaasas olla. Sest valge paberi peal on hea vaadata, kuidas mingi muu värv näiteks on. Näed, siin sa kood näed ära, siuke nagu sinakas alad on. Muidu on hall näed, on ju. Võtame selle, vaatame. Eks ju. Oota, mis me teeme üldse? No vaatame seda, et... Meil tuleb hakata uuesti remontima. Ei, et kui me näiteks teeme mingit seina ja üritame seda limewash'i teha. Ja, limewash'i. Nagu... No need segunevad veel omavahel, vaatame see limewash'i teed. Aga ma pigem eelistaks alustada ikkagi nagu hele hallist. Sest ma ei taha, et võib-olla liiga jääks või hoopis mitte halli, vaid prooviks seda limewash'i teha hoopis kõigepealt seal magamistoas vaata. Et seal ei näe nagu, noh, see on siuke see on meie kapi värv, jah. Siuke oleks hästi sobiks. Aga teeme selle mingi selle lillaga. Ja, muidugi teeme. Lambist mõtlesime, tuleme vaatame vaipasid, on ju. Vaipu. Ja tahame magamistuppa uut vaipa, kuna see on nii näru, mis meil praegu on. Noh, et siis vahetaks välja midagi ja siis hakkasime siin vaatama, siis lambist vaatasime mooni mõnus, pehme, siuke hele, valge on ju. Ja vaadake hindana, olematu raha. 43 eurot. Ja no mina, Depo kuningas, ma otsin ise, ma ei küsinud ka abina, ma otsin numbri järgi välja. Ja, see on hästi oluline. See on hästi oluline ära mainida. Ei, no selles Depos tuleb ise tegutseda. Tere hommikust. Tere hommikust. Tere hommikust. Tere hommikust. Tere hommikust. Eile me ei filminudki koju tulles seda vaipa ja vaadake, see vaip seisab siin nõrgas. Me panime selle, otsustasime, et see paneme stuudioisolatsiooniks selle. Ei, see ei sobinud siia, ma arvasin tegelikult kohe. Aga Marek poes, ei ole häda midagi. See on jumal ilus vaip. Ma teadsin kohe, naise sisetunne ei valeta. No ühesõnaga panime marketplace'i seda siis. Jah. Aga... Ma olen kohe tööle. Ma töötan juba. Mina olen kohe tööle ja minul on täna selline esmakordne kogemus. Ma olen esimest korda lastega ujuma. Et see rühm, kus ma praegu asendamas käin, on koolieelikute rühm ja neil on ujumistrennid. Ja täna siis esimest korda saan mina minna kaasa.
Vaadake seda. Tere hommikust, on järgmine päev ja mina lähen tööle. Eile väga palju klippe ei teinud, nagu jälle näha olin. Eile õhtul töölt tulin koju, sõin kõhu täis, natuke vaatasin oma teksti ja siis läksin näiteproovi. Eelne näiteproov kestis väga kaua ka. Ja ma ei maganud täna just kõige paremini, aga õnneks on reede. Viimasel minutil avastasin, et ma võiks ju seda vlogida praegu. Aga täna üks lapsevanem tõi juba ennem, aga täna sain mina siis oma osa ka kätte. Ühesõnaga üks perekond siis käisid siis puhkamas Argentiinas või ema on siis pärit Argentiinast ja tõid siis õpetajatele sellised, ma ei teagi, kuidas neid kutsuda või ma arvan, et need on mingi küpsiselaadsed asjad, aga päris hea. Meil ei ole midagi head, paremat teha pühapäeval. On ju Tikker? Kiusasime teda. Kuidas teie veedate oma pühapäeval? Teie vedame seda Bemmi alla. Bemmiga? Meil teie üks päev Bemmil pidur peale. Ja see oli, ketas oli väga kuum. Muna sai praadida siin, jah? See on sinine, jah? Ja siis Marek pani kuulutuse ja siis üks tore noormees. Kaiust. Teab, kus me elame. Jah. Tuli meil appi ja... Laager on hea. See on vahetatud suht alles. Ärge seda põisuunnikut taga tähele pange, aga vaadake, normaalne gangster, ma olen huuled värvitud, tosud jalas ja siuke vanaaegne seelik seljas. All on pits pluss ka, ma olen näiteproovi. Mõtlesin, et ma panen seeliku selga ära juba, sest mul on vaja vaadata, kas ma saan ratta selga selle seelikuga. Ma ei tea, mis asi see vlog on, aga täna on juba 4. päev. Täna tuleb väga pikk päev. Eile mul oli näiteproov, mul on see nädal 3 proovi, sellepärast et laupäeval on teatrite festival. Ja kell on kohe 7:30, meil koos äratus. Me lähme võtame nüüd käru siia taha, siis sõidame linna, anname auto klaasiparandusse, pannakse uus klaas, siis me peame ise nii kaua aega parajaks tegema ja siis ootavad meid ehituspoed. Ehituspoed on Depo ja Espakti. Peame 4 tundi siin Ülemiste keskuses veetma oma aega. 2 oleme äranud, 2 tundi ja 10 minutit oleme äranud, me peame olema veel natukene. Ja tule toomast Ülemiste keskusesse. Hommikusöök on söödud, kohvi on joodud. Sõin hommikuks terve suure pitsa ära. Nii et täna mina rohkem midagi sööma dieedil. Aga me läheme Deposse ka veel. Meil on käruga täna siin Tallinnas ja pitsa oli vajalik, et kipsplaati jõuaks tõsta. Me oleme praegu... Me oleme tagasi kehvema klienditeeninduse ja parima hinnasüsteemiga poes nimega Depo. We are back. Ühesõnaga täpselt aasta aega tagasi ka meie korteris algasid või juba oli peal need kipsitööd ja me seisame täpselt autoga praegu siin kipside kõrval, aga me ei ehita uut korterit, vaid Eiko ja Kaire korterimajas siis algavad fassaaditööd ja neil on hästi naljakas ja huvitav töö käigud seal, et nad seal vahetavad neid vanu püstakuid ja asju ja nüüd järsku öeldi, et 6. aprilliks peab olema siis nii-öelda need radikatagused seinad ära tehtud ilusti, ära värvitud, sest hiljem neid radikaid siis seinast võtta ei saa nii lihtsasti, et kes tahavad, tehke endal korda kõik, kes värvib, kes mitte ja siis
kuna me tulime täna nagunii linna autoklaasi vahetama, autoklaas on ka meil korras. Ja siis hakkame nende jaoks siis ehitusmaterjali ostma, et meil on vaja kipsi, karkassi ja veel nipet-näpet. Vaatame siis, kaua meil siin depos täna läheb. Kell on 12:30. Vaatame siis, mis kell me ära saame. Kuidas siis tunne on, Marek? Vanade aegade mälestuseks. See oli sult alles tegelikult, mitte vanad ajad. Saad nüüd hambaga verele ajada ja seda ehitustööd jälle teha. Marek siis aitab ära teha neil. Inimene, kes ei tea ehituses midagi, aga näed, meie korter on püsti. Siiamaani. Nii et. Aga jah, me saime nii paha käru sealt Olerexist, et polnud muud kahjuks. Peame sellega leppima. Olerexi küte on kehv, Olerexi kärud on kogu aeg mingi katkised. Mis te arvate üldse küttehindadest, et kommenteerige? Mina arvan seda. Ja millist kütet te kasutate? Mina arvan seda, et see on suhteline. Mõnikord on hea, üldjuhul nagu ma olen tähele pannud, et Nestes on natuke kauem kestab küte. Ma arvan, sest raskem on, aga ei olegi. Siuke tunne nagu esimest korda vaataks neid asju nagu mitte sittagi ei saa aru, nagu mitte midagi ei mäleta sellest koduremondist. Mis oleks õige võtta ja mis oleks õige jätta. Oleme siin siis selle järjekonna tee Espakis siin ja siis otsin seda ühte pahtlit. Siis tuleb mingi Espaki tööline mees. Oh jõu, mis otsime siis? Kuulus DJ. Mis asja? Mingi vend tuleb. Üli noorm vend hakkab rääkima. Ma siin eile avastasin, ma ei tea, kas ta ütles naisega koos, avastasime teie YouTube'i kanali, et me mõnda videot olen vaadanud. No ma su DJ värki tean ja värki. Hakkas jutust. Päriselt või? Ta ei ole neid kõik ehitust näinud. 2 viimast on vaadanud vlogi praegu, mis üles on. Et tal on päris palju avastamist. Ütlesid ka, et meil on vanad on nagu ehitusvlogid või? Ja, ma ütlesin talle. No väga tore. Ilmselgelt ta vaatab seda hetkel, siis ma tervitan. Nii lahe. Tere hommikust! Täna on laupäev, 28. märts, teatrite päev. Täna on lõpuks meil siin teatrite festival. Paksin just oma asjad ära, vaatasin, et kõik kostüüm oleks olemas, kingad, asjad ja asume teile. Ma ei tea, kas ma seal filmin. Vaatame. Marek tuleb ka muidugi kaasa. Võib-olla Marek saaks filmida midagi. Aga no näis. Tere! Armas rahvas! Kuidas teil läheb? Võtke küpsis! Tere hommikust vlog! Täna on juba pühapäev. Eile teatrite festivalil läks hästi. Tunne oli hea. Saime eriauhinna, ma ei mäleta, mis selle nimi oli. Igatahes oli väga tore. Jõudsime enne 9 veidi koju, me kauemaks ei jäänud. Nüüd ma lähen kohe vaatan, mis teeb Marek. Ta läks juba hommikul Eiko Kaire juurde vaikselt ehitama. Lähme siis vaatame ka, ma teen kohvi ka kaasa ja... Nii, Marek, räägi, millega tegu siis on? Ma tahagi rääkida enam. Et see ei ole ta karkass, mis asi see oli? On see profiilmüts, ne? Profiilmüts. Nii, sina ütlesid, et pigem mitte seda. Siin on loodimist palju, ega ta ei ole ka nagu mingi vale meetod, aga palju loodimist on võrreldes karkassiga. Karkassiga ma vööpaik ära talt ja postid on juba lumes. Kuidas kommenteerid siis? On järgmine päev ja ma polegi näidanud. Igatahes siia sai kips pandud ja kohe näitan suurestas ka. Suurestas on ka. Siit on pandud. Aga imelik on see, et need siis tulevad uued radikad, on ju. Et kõik need, kus radikad tulevad, need seinad tuleb ilusti ära teha, ära värvida, on ju. Aga nad vahetavad aknad ka ära hiljem. Ma ei saa aru sellest. Nüüd on magamistoa see. Aga see on õnneks nii väike osa.
tere hommikut. Kell on 8 kohe. Ärkasin ja siis eile läksin 1 magama. Mingi 1 läbi või. Tegin mälupulgad valmis. On 1, 2, 3, 4 mälupulka. Pluss mul on veel tehtud tagavara Dropboxi vajadusel, kui midagi tõesti peaks juhtuma. Aga üldjuhul jah. 4 mälupulka on piisav. No nii, asjad pakitud. Tikrile mais antud. Ja hakkame siis Soome poole minema. Istutama! Ja. Nii, sadamas. Oota, ma pean TikTok'i tegema. Jõudsime laeva. Ma ei tea, see on mingi kummituslaev. See aru, mega rahvas oli sadamas. Aga kõik läksid teisele laevale, siia tulnud kedagi. Tulime buffeesse. Kuna meil on siin üle 3 tunni aega tiksuda. 3,5 tundi. Jah, et siis sööme kenasti kõhud täis siin ja vaatame, mis siin pakutakse. Minu taldrik. Ema rääki taldrik. Aeg on magusale. Väike magustoid kaasas. Siin on mingi šokolaadimuus, vaarikamuus ja mingi 2 kooki ja rulliviski. Ja Maarekil on siin šokoladik. Mis sa just ütlesid? Ma saan talasin diabeedina. Oeh, väike nunju. 2 palli. Jõudsime hotelli juurde. Näed, Fatsari kohvik on siin, Marek. Kuule, tuleme kohvi jooma siia. Tuleme jah? On ju? Jah, Ave vedas mind siia Normali poodi nüüd. Normali! Mis pood see on, aga näe, kohe saame teada. No okei, ma võtan igaks. Arva ära, kas mul on neid vaja? Sul ei ole neid vaja? Neid. Miks sul vaja neid on? Muumid ju. Mina võtan neid. Jõudsime kohale. See on esi. See on vist diskotöö on. Selline. Vannituba on selline. Veits meenutab nagu Hollandi vaibi. Seda lennujaama, seda hotelli. No võt, täna siis veedame oma öökese siin. Linnavaade on meil siin selline. Normalist ostsime selle joogi. Noh, neid me oleme ennem ka joonud. Ja ühed need kommid ja kogu lugu. No, minu jaoks veits overhyped see pood. Aga need ostsime laevast. Maarekil on viimasel ajal kõik valged pikad sokkid katki läinud. Ma ei tea, miks tal need jalad neid sokke söövad. Aga 3 baari oli 7,95. Käisime Lindi poes. Sellised huvitavad leiud. Me proovime ära ja siis võtsime igast ühest huvitavast ka maitsest, mida me pole proovinud. Minust teedki vlogime. Tere vlog! Me liigume sööma. Me läheme sööma, meil ikkagi tuli väljatun õhtusöök. Algul oli, et neil ei ole, kuna kiire korraldusega, graafikaga. Viimasel hetkel tuli SMS, et tulge sööma. Me sööme ära ja siis hakkame sättima. Ma ei jää kaadrisse. Ilus. Mingid teatritegelased ka seal teevad midagi. Like long drinks and stuff like that? Yeah, like a beer. I think 5 euros. Hakkame sööma. Mina tellisin pasta a la ragu. Marek tellis mingi pitsa. Marek? Pitsa on kõver pitsaga. Tahtsin seda öelda, et see pasta on siis veiselihaga. Ja ma polegi teile rääkinud, et ma olen ühe veiseliha journey'l, et ma vaikselt üritan ennast harjutada seda sööma. Aga see siin praegu maitseb küll väga hästi. Ta on täis. Hea on olla. Hotelli magama. Jah. Siin käivad proovid.
ma sain teada, et siin on homme mingid pidustused siis nii-öelda selle pühaga. Me oleme valmis minema. Kell on kohe varsti 11. Marek esineb kell 1. Aga ma tahaks juba magama minna. Magama või? Jep. Kaardi tasku hotelli. 5 minutit on kõndida. Oled valmis? Klubisse, ööklubisse ja siis olen valmis. Jah, ta on sõnumi saanud, ma hakkame tulema. Jah, okei. Kuidas tunne on siis? Ma ei tea. Väike intervjuu. Tere hommikust! On järgmine päev. Me saime hotelli 3 läbi äkki või 3, midagi sinna kanti, et suht okei ajal saime magama. Kell saab kohe 10. Me lähme nüüd vaatame, mis siin süüa pakutakse. Place on ise selline. On aeg lahkuda. Me lähme jah tagasi nüüd Virosse. Joo. Marek sunnib mind kohvi jooma. Ma ei tea, ma arvasin, et seda ma viisakust ostsin ka 2 tükki. Ta on 1 ära joomas. Video lõpp on 4. aprill ja lihavõtte pead. Aitäh, et vaatasite vlogi lõpuni. Näeme juba järgmises videos. Olge tublid.